miks 90-ndatest on tehtud selline legend? No küsigem endalt, vaadates tänasesse päeva, tänane versus nüüd 10 aastat tagasi, kas on midagi teistmoodi? No tegelikult laias plaanis mitte muffigi ei ole muutunud. No okei, maailm on läinud ainult hullemaks. Aga kui me võrdleme aastat 1990 ja 2000 Eesti kontekstis, siis no see on tohutu erinevus, tohutu areng ja seda ilmselt. Mul on väga kahju öelda teile, tänapäeva noor põlvkond, siis te vist ei saagi sellest sotti saada. Te võite ette kujutada, jaa. Eks minagi pean nii-öelda osad seda ette kujutama, sest ma olin ikkagi võrdlemisi noor, aga ma ikkagi tean seda tunnet, mis on tõeline rõõm sellest, kui vanemad tõid koju midagi magusat. Räägime just võib-olla seal aastatest kuni 1995. Ei olnud raha. Raha ei olnud, sest ajad olid niivõrd keerulised ja rasked ja ebakindlad. Loomulikult neid julgeid, kes seal sehkendasid ja nii edasi, oli. Ja. Räägitakse pöörastest 90-ndatest kui väga karm aeg ja väga hirmus aeg, aga tegelikult väga palju ilusat oli ka selles ajas ja ma ise mäletan ka ikkagi enda lapsepõlve väga helge ja toredana. Me sõitsime ratastega õues, meil ei olnud kogu aeg mingisuguseid seadmeid ees, me tegime päris asju ja me pidime muret tundma sellepärast, et me peame juba tuppa minema. Vanemad ajasid meid mööda hoovi taga, no ema karjus akna pealt tavaliselt. Et jumala ilus ja tore aeg oli, ausõna oli. Ja kohe ma võlun enda kõrvale siia Marko Kiljaku, DJ, showmees, minu generatsiooni inimesed ja võib-olla ka veidi vanemad mäletavad kindlasti teda kui raadiohäälena meeletult populaarsest Tartu raadiost. Aga ikkagi olenes see jah, et kui laiad väljad sul olid või kui suur tümakas sul autos olid. Ma mäletan, mul oli endal ükskord 90-ndatel Honda Civic ja selle helisüsteem väga hea ei olnud ja siis ma panin sinna taha sellise suure S90 kõlari nagu pagasnikusse, ühendasin ära ja see andis päris head nagu biiti, aga no eks see 90-ndatel jah, see auto omamine ja igasugused lubade tegemised ja värgid, mina mäletan, et ma polnud elus autoga sõitnud, kuna meil peres autos ei olnud ja siis ma ostsin endale auto ja ostsin ka load ja läksin siis linna peale proovima. Et ma polnud elus sõitnud, aga tol ajal oli selline võimalus, et kui sul raha oli, siis sa said kõik asjad osta. Ja polnud elus autoga sõitnud ja siis ostsin, esimene oli vist kurbade silmadega Mercedes, oli automaatkäigukastiga ja siis sain auto kätte ja läksin linna peale proovima. Ja lausa nii või? No nii jah. Sul oli siis pappi? No selles mõttes õnnestus kuidagi jah, et sai nagu osta endale load ja auto ka siis, et see oli kõik tol ajal võimalik. Kui sul oli vähegi uhkem auto, siis sa eristusid ühesõnaga, siis kellel olid tol ajal sellised kõige võllim masin või midagi sellist? No ma sellise pilguga võib-olla ei osta, et kes siin nagu Tartu peal oli, aga eks siin diskorite omavaheline selline võitlus käis ka, et kes jälle oli saanud kuskilt Saksamaalt tuua mingi ägedama auto. Ma mäletan kindlasti Alari Kivisaar oli see, kes eristus, kes ostis endale sellise Ameerika sportauto, äkki oli Thunderbird isegi, mille ta siis muidugi sõitis Elvas tiirubaaris mingist kurvist välja põhimõtteliselt puu otsa sotiks 2 kuu pärast. Et tol ajal need autod olid suhteliselt võimsad, sest paljud, kes olid enne autoga sõitnud, nemad tulid ikkagi nagu siis Žiguliide ja Moskvitsite pealt ja kui sulle ikkagi anti mingisugune 3-liitrise võimsusega sportauto kätte, siis ega meie sealt, kes me sealt Nõukogude ajast tulnud olid, ega need juhtimisoskused ja ohuhinnangud selliste autode jaoks olid ikka olematud ja neid autosid sõideti ikka ribadeks. Ja võib-olla oli seal grammike kärakat ka mängus? No seda kindlasti, et see oli nagu selline elementaarne asi, et päris niimoodi võib-olla ei sõidetud, et sa midagi aru ei saanud, aga kui sul paar koksi sees oli, siis see oli nagu elementaarne ja see oli nagu täiesti tavaline, et keegi ei mõelnud nagu selle peale, et ma nüüd ei sõida. Raha liikus siis hästi. Sina teenisid diskot tehes korralikult? No ma teenisin jah niimoodi, et ma käisin veel koolis ja ma mäletan, et ma ei viitsinud enam bussiga küll käia, ma sõitsin taksoga kooli.
ja lõpuks siis ma mäletan, keegi õppealajuhataja või keegi tuli ütles, et kuule, et kui sa nüüd jälle taksoga tuled, et ole hea, et lase ennast kuskil mujal nagu maha lasta, et muidu õpetajad tunnevad ennast nagu imelikult, et mingi tüüp käib taksoga kooli. Siis oli see nii-öelda uhke värk? No muidugi, selles mõttes, et nii noore nagu mina, et ma ei tea, ma arvan, ma teenisin ühe õhtuga sama palju kui ma ema terve kuuga, eks ole, et ei saa nüüd öelda, et tollel ajal nagu oleks siis nagu selle Discordi tööga mingi mega rikkaks saanud, aga võrreldes nagu igasuguste muude aladega, siis tegelikult see rahanumber oli päris okei, jah, et sa võisid, ütleme jah, et sa nagu miljonärina ennast ei tundnud, aga sa võisid taksoga sõita ja restoranis käia ja ühesõnaga sellist mugavat elu kindlasti nagu ära elada lihtsa vaevaga saadud raha eest. Ja inimesed kulutasid vist meelelahutusele ka siis? No ega seda küll jah, ega tol ajal ju, mul on siin endal on palju sõpru tuttavaid, kes ajasid igasuguseid ärisid ja asju ja raha tuli nagu rämedalt peale, ega seda raha ju, mis teeniti, ega seda ei olnud ju kuhugile panna, ega seda ei olnud kuskile investeerida, midagi osta, mingisugusele teisele leveli ennast viia, et tol ajal kõik inimesed elasid päevakaupa ja tegelikult see raha, mis teeniti, see reaalselt siis kas pidutseti maha, raisati ära, osteti mingisuguseid mõttetuid asju, mida iganes, et see raha nii nagu ta tuli, nii ta tegelikult ka läks, et väga vähesed nutikad, kes võib-olla siis aimasid, et kunagi tulevikus äkki mingisugune kinnisvara või mingisugune muu asi võiks nagu hinda minna, kes siis oskasid ja suutsid seda raha kuskile paigutada, aga reeglina ma arvan 90% ärimeestest, kes tol ajal kosmilisi summasid teenisid, lihtsalt see raha lasti sõrmede vahelt kõige selle peale, mis tol ajal nagu lõbus tundus. Sealt omas hetkes tundsid sina ka nii-öelda võib-olla hirmu või ebakindlust? No eks ikka jah, sest on ju küllalt nende nii-öelda siis tolleaegsete Alma liidrite ees seistud ja küsitud, mis lugu tahate ja kõik need asjad on ära tehtud, aga tolleaegne nooruse hullus. Hea lugu oli sellega, et alati Discoritel pidi olema kaasas selline lugu nagu 80-ndate superbänd oli see Kummi Dance Band ja neil oli selline hitt nagu Son of Jamaica. Ja üks Tartu allilma autoriteet väga armastas seda lugu, aga ta ei teadnud, mis selle loo nimi on. Aga ta teadis seda lugu väga hästi. Alati ta tuli DJ pult ja ütles Davai Malaiku! Ja sa pidid teadma, et see lugu oli see Son of Jamaica. Tema ütles Davai Malaiku ja siis kõige suuremas peoost alati tuli seda lugu küsima, mõnikord andis ka raha, aga kui tuli mõni Discor, ma ei tea, väljaspoolt Tartut, kes ei teadnud sellest Malaika ja Son of Jamaica seosest mitte midagi, siis teda võidi peedistada seal terve õhtu ja tuju ikka korralikult ära võtta ja hea, et seal jah, mingit füüsilist noomitust ei tehtud, aga see lugu on Tartu Discoritel, ma arvan jah, siin surmani meeles, et kui keegi ütleb Malaika, siis on teada, mis lugu peale tuleb panna. No jaa, kõik ju teadsid, nimepidi, nägupidi, et seltskonnad, eks ole, olid ju teada tuntud Tartu peal, et lepime kokku, et me ei ela kuskil Las Vegases, et ikkagi oli teada tuntud. No ma ei usu, et tänapäeval jah, nagu enam on niimoodi, et mingisugused inimesed tulevad ja siis kogu klubi käib Kiki Varvukil ja kõik teavad, kes need tulid, et täna nii palju need ajad on muutunud, aga tol ajal oli küll jah. Sa pidid ikkagi inimesi teadma ja tundma, et mitte valele inimesele, ma ei tea, kokteil peale ajada või jala peale astuda, et siis võis sinu peoõhtu põhimõtteliselt lõppenuks lugeda. Oled sa nende inimestega nüüd nii-öelda kaasajal ka kohtunud? Jaa, olen. Kõik on väga toredad inimesed, kes veel elavad. Et paljud on ka loojakarja läinud, aga mõned, kellega ma olen hiljem nagu rääkinud ja neid aegu meenutanud, nagu ütlevad, et kurat, et see on ikka õige, mis me tegime ja isegi mõnes mõttes nagu natukene kahetsevad, et nad võib-olla tol ajal niimoodi olid, et aga
aga ei, mina sain nendega kõigiga suhteliselt hästi läbi ja praegugi, kui mõnda endist autoriteeti näed, siis ikka käsi pihku ja kuidas läheb ja kõik on toredad inimesed, et ei ole neist nagu nii-öelda siis saanud mingisuguste krimi uudiste nagu uusi kangelasi, et võib-olla lihtsalt see ajastu oli, kus nemad elasid ja niimoodi elatist teenisid ja enda kogukonda üleval hoidsid, lihtsalt oligi selline aeg ja täna teistmoodi, et siin mõned tüübid, kes siin samas sõbrapaaris, kus me praegu läheme, nendest on saanud ikkagi, võiks öelda, mõningatest ikkagi miljardärid juba, et kes juhivad väga suuri kontserne ja asju, nii et igasuguseid inimesi, eks ole, oli seal hulgas. Mõned on siiamaani vangis võib-olla. Väga paljud inimesed, kes tol ajal olid aktiivsed, nüüd meenutavad, et jah, see oli lõbus aeg, aga hea, et ta läbi sai, et ühesõnaga aga kas siiski, kuidas sulle tundub, kas me võiks või võinuks midagi tollest ajast tänasesse päeva nagu üle kanda? Mulle endale tundub, et praegu on liiga steriilne meil see maailm. On jah liiga steriilne, et tol ajal ikkagi ütleme nii, et mehed olid mehed ja kõik klaariti ikka ära kui mees mehega, et täna on see, et keegi su kohta midagi ütleb, ma kaeban su kohtusse ja solvun su peale, siis tegelikult tol ajal nagu ütleme, ühiskond oli selles mõttes nagu arhailisem, et ikkagi igasugused probleemid lahendati näost näkku ja mees mehega ära, et sellist kohtusse kaebamist ei olnud, et loomulikult, kui su auto võib-olla pandi põlema või granaat su akna taga plahvatas. Sa said aru, midagi vist sai valesti öeldud. Siis sa ilmselt ka kuskile pöördusid, aga ega sellest ka väga palju kasu ei olnud, et tol ajal need masinavärgid jahvatasid oluliselt kauem veel isegi kui täna, et kuskil hakata midagi protsessima, siis see oli suhteliselt mõttetu tegevus kuskile mingi politseisse avaldus kirjutada, et kuskil keegi mind ähvardas, et kuigi erinevate mingisuguste atendaadikatsete ja pärast ikka pandi tol ajal ka ikka ju tegelikult inimesed läksid päris pikaks ajaks vangi ka, et päris nii ei olnud, et nüüd siin ainult metsik lääs oli. Seda küll, jah. Seda on jah, ilmselt ikkagi, kui ma oma lastele ka mõnikord räägin, et mismoodi minu nooruse ajal asjad käisid ja mis siis pidi tegema ja kuidas koolis käidi ja millega sõideti ja mida söödi, et siis nende jaoks see tundubki nagu ulme, et võib-olla jah, need 90-ndad kõik see riigikordade vahetamine, et see sellist asja ilmselt võib-olla kogebki sajandi jooksul korra mõni põlvkond, et see, kus meie olime ja kuhu me nagu läksime, et seda on suhteliselt keeruline nagu edasi anda, aga mõnikord, kui midagi eietama jään, siis ikka suu ammuli kuulatakse, et kuidas üldse niimoodi oli tol ajal võimalik elust läbi tulla ja ellu jääda ja ma ei tea, raha teenida ja elu elada ja nagu kõigest nagu isegi ka nagu rõõmu tunda.